Šeriifi asetäitja kutsutakse ülekuulamisruumi pärast seda, kui teda süüdistatakse ametliku andmebaasi isiklikel põhjustel väärkasutamises. Ta nagu andis mulle oma nime, me natuke nagu flirtisime. Natuke nagu lõin talle külgena. See oli nagu lihtsalt selline asi, flirtisime. Ja need süüdistused võisid talle maksta rohkem kui ainult vabaduse. Kole, ma soovin sulle palju edu, eks. Hoia pea püsti, mees. See on Inside the Crime, mida esikleb Law and Crime. Mina olen Elizabeth Milner. On 4. marts 2026, oleme Key Westis, Floridas. Monroe maakonna šerifi büroo andmetel teatas üks naine neile, et üks nende asetäitjatest pani ta väidetavalt end ebamugavalt tundma. Olgu, põhjus, miks ma palusin sul täna tulla, on see, et ma olen järelevalve all oleva teenistuse detektiiviüksuse juhendaja. Ma tegutsen lõunaosas. Ma olen hiljuti uurinud üht meie asetäitjat seoses väärkäitumisega. Ja ma tahaksin teada, kas sa tead sellest või kas sa tead, millest ma räägin? Ei, ma tahan lihtsalt Lamari. Jah, ma tean, mis minuga juhtus, aga ainus muu info, mida ma tean, on see, et ma rääkisin Amber ja Scottiga ning Scotti mainis, et ta oli saanud teises osakonnas kinga. Nüüd ütleb naine, et ta mäletab šerifi asetäitja nime, sest ta kohtus temaga esimest korda Apple TV seriaali Bad Monkey võtteplatsil, kus peaosas oli Vince Vaughn. Nii et kas sa saad mulle rääkida oma suhtlusest Lamariga või kuidas see algas või midagi sellist? Jah, ma olin veebruaris peaaegu terve kuu Bad Monkey võtteplatsil, aga päris esimesel päeval, see oli 3. veebruaril. Nad viisid meid bussiga esimese stseeni juurde. Ja kohe, kui ma pidin bussist väljuma, oli see kohe. See oli... Oh jumal, miks keegi ei öelnud mulle, et me toome modellid võtteplatsile lihtsalt väga valjult, ütles Lamar. Ma märkasin teda kohe ja mõtlesin, et see on nii ebamugav. See ei ole see, kuidas ma tahaksin, et mu esimene kogemus oleks. See ei ole see, mida ma tahtsin. Ja see juhtus kohe pärast seda, kui sa bussist maha tulid? Nii pea, kui ma happasin bussi peale minema. Okay. Ja ta oli koos teise politseinikuga. Aga sel hetkel mõtlesin ma, kas ta on päris politseinik või on ta üks selle sarja politseinikest. Ma olin väga ebakindel. Ja siis ma mõtlen, issand. Siis meie asendajad lähevad sinna, kus stseen toimub ja nad selgitab meile, kuidas see käib. Ja ma veetsin ühel hetkel aega koos asendajatega, aga siis läksin neist lahku, sest tahtsin rohkem näha, mis toimub, kuna meid hoiti kõrvale. Ja ta tuli minu juurde ja ütles midagi sellist. Hei, ma vabandan, kui panin sind end ebamugavalt tundma või sind kuidagi solvasin. Ja mina vastasin, ei, kõik on korras. Siis ta küsis, mis su nimi on? Ja mina ütlesin, kuula. Ja ta küsis, kas sa elad siin Key Westis või oled LA tiimiga? Ja mina ütlesin, ma elan Marathonis. Mina ja mu poissõber kolisime siia paar aastat tagasi. Ja siis ta ütles lahe, nii et sa elad siin Marathonis. Mina vastasin, jah. Ja siis kutsuti meid teist tiimi sisse minema, nii et me läksimegi sisse. Ja kohe, kui me uuesti välja läksime ja ma olin jälle üksi, tuli ta minu juurde tagasi ja ütles, kuule, kas sul on sotsiaalmeediat või midagi sellist? Ja mina märkasin sõrmust tema sõrmes. Aga samas mõtlen ma, kas ta on päris politseinik või teeskleta lihtsalt politseiniku, eks? Juhtumi raportis tuvastati ta Lamar Romanina. Ja jah, ta oli selle juhtumi ajal päriselt teenistuses olnud šerifi abi. Ja tundub, et selle asemel, et vihjest aru saada, jätkas ta väidetavalt selle naise survestamist, et saada mingisugust kontaktinfot, kuni ta läks selle nimel äärmustesse. Ja ta võttis oma telefoni välja ja ma ei ole piisavalt karm, et öelda, jäta mind rahule. Nii et ta võtab oma telefoni välja ja küsib, mis see siis on? Ja mina ütlesin, minu nimi. Ja ma happesin juba natuke eemale tõmbuv olema, sest ma sain aru, milline tema hoiak oli ja mida ta tegelikult tahtis. Ja siis ta otsib mu üles ja ütleb, sa oled populaarne. Ja mina olen lihtsalt okei. Ja siis teised asendajad, ma lähen nende juurde ja üks ütleb, ta jätad sind rahule päriselt ja mina ütlen ei. Ja ma olen olnud häiritud sellest hetkest, kui ma bussist maha tulin. Ja siis kutsuti teine tiim uuesti sisse. Ja kui meil oli paus, tuli ta jälle minu juurde. Ja ta ütles, Moskva muide tantsida. Ja mina olin lahe.
okei. Siis hakkasin ma natuke rohkem muutma oma hääletooni ja ma olin lahe. Ja siis ta tuli minu juurde 3-4 korda ja mind tõmmati teise asendaja poolt eemale. Ja siis tõmbas mind eemale üks tüdruk, kes käib minu kirikus. Ja ta tuli jälle minu juurde ja ta ütles, ma pean su tee peal kinni. Ja mina olin nagu, ei, sa ei tee seda. Ja tema oli, ma leian su üles ja tõmban su kõrvale. Ja ta flirdib, nagu teeks nalja. Ja mina olin nagu, ei, sa ei tee seda. Ma ütlesin, mu poissõber ei oleks sellega rahul, ma ei soovitaks seda. Ja siis ta hakkas sellele naerma ja just siis tuli see tüdruk kirikust minu juurde ja küsis, kas sinuga on kõik korras? Ja ma olin nagu, jah, see tüüp lihtsalt ei jäta mind rahule. Ja ma vaatasin tema poole ning ta oli nõjatunud ja rääkis teise politseinikuga. Ja ma mõtlesin, et okei, see on lihtsalt imelik. Ja siis, kui ta viimast korda minu juurde tuli, ütles ta, ma lahkun 30 minuti pärast. Ja ma küsisin, kas sa oled päris politseinik või teeskletsa? Ja ta hakkas naerma ning ütles, ma olen päris politseinik. Nad küsisid meilt, kas me tahame pärast oma vahetust veel teatud vahetusi teha. Ja ma olin nagu okei. Nii et siis ma olin nagu okei. Ja lõpuks lihtsalt kõndisin minema. Nii et siis 20. veebruaril viimasel päeval, kui Bad Monkey ja kõik teised olid võtteplatsil. Ma ütlesin Amberile, et see oli umbes kell 4:12, sest ma saatsin kohe sõnumi ja helistasin ka oma poissõbrale, et öelda, kuule, just juhtus midagi sellist. Ja ma olin natuke pärast Big Pine'i. Ja järsku, kui ma sõidan, on liiklus üsna ühtlane. Midagi hullu ei ole. Ja ma näen siin tee ääres seda politseinikku. Ja ta lõikab mu taga oleva veoki ette. Ja ma mõtlen kohe, et see ongi tema. Ma tean, et see on tema. Ja ma näen teda oma tahavaatepeeglist. Ja ma mõtlen, et parem ära peata mind. Ja ta peatas mu kinni, siis ta tuli mu kõrvalistuja akna juurde ja mul oli aken alla lastud ja ma ütlesin, ma teadsin, et sa oled sina. Ja ma küsisin, kas kogu mu info tuli su ekraanile. Ma küsisin, kuidas sa teadsid, et see olin mina. Ta ütles, ma ütlesin, et leian su üles ja peatan su kinni. Ja siis ta ütles veel, et ta lootis, et mu poissõber on autos, et ta saaks ta välja tõmmata ja talle tüli teha. Ja ma ütlesin, ma ütlen veel kord, ma ei soovitaks seda. Ja ta küsis, miks sa mind Instagramis tagasi ei jäigi. Ja ma vastasin, et mul on kiire. Ma tegelikult ei töötanud sel päeval. Ma tahtsin lihtsalt kõigiga himasti jätta ja veel mõne inimesega kohtuda. Ja ma ütlesin talle, et ma olen juba hiljaks jäänud lihtsalt selleks, et olukorrast välja pääseda. Ja ma ütlesin, et ma pean minema, ma pean seal kell 4 olema, kas ma võin minna? Ja tema ei nagu... Ja ta muudkui vaatas ringi mu autos. Ja ma ütlesin, kas ma võin nüüd minna? Ja lõpuks ta lihtsalt ütles, et jah, laseb mind minna. Okei. Ja siis jah, ma rääkisin sellest inimestele seal all ja nad ütlesid, et anna sellest teada. Ja ma olin nagu, ma ei tea, ma ei oska öelda. Juhtumi raporti kohaselt kasutas asetäitja Roman šerifi büroo andmebaasi, et see naine üles leida. Avalduses on kirjas, tsiteerin. Ma vaatasin üle mulle antud Davidi kasutuslogi ja see näitas, et asetäitja Roman logis Davidisse sisse 3. veebruaril 2026 kell 12.23.05. Nõustus õigusliku lahtiütlusega kell 12.23.09 ja otsis varjatud nime. 3. veebruaril 2026 kell 12.23.54 andmeed näitasid, et ta vaatas varjatud isiku andmeid, allkirja, sõidukeid ja praegust fotot. Asetäitja Roman märkis otsingu eesmärgiks taustauuringu. Šerifi büroo sõnul kasutas asetäitja Roman otsingubaasi ka järgmisel päeval ja otsis tema nime mitu korda, kuid tulemused näitasid mitmeid naisi sama ees- ja perekonnanimega, kuid erineva teise nimega. Väidetavalt otsis ta tema nime 3. veebruaril, 4. veebruaril ja 19. veebruaril. 19. veebruaril pidas asetäitja Roman ta väidetavalt liikluskontrolli käigus kinni. Kohtudokumentide kohaselt algab esimene video ajatempli juures 15.56.49 ja näitab, kuidas asetäitja Roman sõidab oma sõidukiga lõuna suunas mööda US1 maanteed. Salvestus aktiveerub siis, kui asetäitja Roman kiirendab 70 miilini tunnis, möödudes suurest kallurist teelualas, kus möödasõit pole lubatud. Salvestus lõpetatakse ajatempli juures 15.57.24.
Video lõpus on näha, kuidas asetäitja Roman lõpetab kallurist möödasõidu ja sõidab teise suure kalluri taha. Teine video väidetavalt näitab, kuidas ta peaaegu põhjustab kokkupõrke selle käigus. Dokumendis jätkatakse, tsiteerin. Asetäitja Roman põhjustab peaaegu otsasõidu, kui möödasõidu ajal pidi põhjasuunas liikunud valge veok teelt kõrvale pöörama, et kokkupõrget vältida. Salvestus lõpetatakse kell 15.58.25. Video lõpus on näha, kuidas asetäitja Roman lõpetab tumedat värvi maasturi möödasõidu ja sõidab teise tumedat värvi maasturi taha. Seejärel näitab 4. video, et asetäitja Roman ei anna isegi liikluspeatusest raadios teada. Avalduses on kirjas, et asetäitja Roman läheneb sõidukile reisija poolselt ja räägib juhiga. Asetäitja Roman ei paista juhilt ühtegi eset ega dokumenti võtvat. Pärast vestlust sõiduki juhiga naaseb asetäitja Roman oma autosse ja lõpetab salvestuse autos olevas videosüsteemis. Video lõpeb sellega, et peatatud sõiduk pöördub tagasi maanteele US1 ja jätkab lõuna suunas. Nii et väidetavalt tegi asetäitja Roman palju vaeva. Mille nimel? Et saada telefoninumber või Instagrami kasutajanimi. Nüüd on tal oht kaotada oma töö, kuna kasutas ametliku andmebaasi valesti. Asetäitja Roman kutsutakse välja, kui ta on veel tööl. Ta teab isegi, miks uurijad temaga rääkida tahavad. Kas sa saad neist õigustest aru? Jaa. Neid õigusi silmas pidades, kas soovid sa täna minuga rääkida? Okay. Nii et meie kriminaaluurimine puudutab sind. Olgu. Ja mingit andmebaasi asja, eks. Nii. Kas sul oli aimu, milles asi on? Ma arvan küll. Okei, no mis sa arvad, milles asi on? Ma tean, et olen inimesi peatanud. Tegin natuke uurimistööd ja otsisin Davidi andmebaasist. Aga siis see ongi kõik. Olgu, kelle kohta sa Davidist infot otsisid? Vahistamismäärused. Olgu, ma mõtlen, ma ei räägi meie õiguskaitseasutuse rollis. Eks? See läheb natuke kaugemale sellest. Olgu, nii et sa tead. Minu arusaamise järgi. Selle põhjal, mida oleme näinud. Kas sa tead kedagi nimega Jason? Jah. Kas sa tead, kes ta on? Ma olen temaga rääkinud. Mida see tähendab? Ühel turvatöö otsal. Turvatöö otsal? Jaa. Okei, kas sa saad nagu kirjeldada, mida sa mõtled? Nagu ütle mulle, mida sa mõtled, mida te täpselt rääkisite? Okei. Noh, see oli nagu selline asi, kus ta nagu ütles mulle oma nime. Me natuke nagu naljatasime. Natuke nagu talle külge löömine, nagu. See oli lihtsalt selline asi, flirtimine. Okei. Ma mõtlen, et flirtida ei tohib, eks. Nii et sina... Sa kohtusid temaga ühel tööülesandel. Mis tööülesanne? Magi. Ja pärast seda, kui sa temaga kohtusid, mis siis edasi juhtus? Ta nagu andis mulle vihjeid umbes nii, et ei, edu mind leidmisel või midagi sellist. See oli umbes nii, et ma lihtsalt ütlesin, et ma teen midagi sellist ja ma nagu kontrollisin ta nime M&I'st ja siis läksin sealt edasi. Kui sa ütlesid, et ta soovis sulle edu leidmisel, kas see oli tekstis või kuidas? Kas see oli silmast silma? See oli silmast silma. Okei, ja see kõik oli siis sel töö otsal, või nagu flirtisite rohkem ja jutt käis edasi tagasi. Kas te mingil hetkel vahetasite numbreid või midagi sellist? Ei, ma sain lihtsalt tema Instagrami. Okei, sa said tema Insta. Kas sa kirjutasid talle Instas üldse? Jah, okei. Kuidas see vestlus välja nägi? Lihtsalt tere, tore oli sinuga kohtuda. Ja... Lihtsalt saatsid talle privaatsõnumi? Jah. Jällegi, ma kuulen, olen mobiilis. Jah. Kas ta siis vastas sulle ja suhtes sinuga Instagramis? Ei, ma lihtsalt ütlesin ühe asja ja siis tõmbusin tagasi, sest ma ei tea, ma olin jumal küll. Sa tead, ma olen abielus, nii et see on lihtsalt nii. Ma saan aru, mees. Jah, tundub, et ta ei aita ennast üldse. Lisaks sellele, et ta võib oma töö kaotada, võib ta ka oma naise kaotada. Minu poolest jääb see meie vaheleks, väljaspool seda tuba. Mul pole eriti kontrolli, aga jah, mul pole õigust. Kellegile midagi muud rääkida, eks?
Niisiis, tagasi tema juurde. Okei, sa kohtasid temaga, sa said tema Insta, jälgisid teda natuke. Jah. Kas sa otsisid teda Davidis? Jaa. Olgu. Miks sa tema kohta Davidis päringu tegid? Ma ei tea, miks. Mul polnud tegelikult vaja seda teha, aga ma ei tea. Ma sain kohe aru, kui ma seda tegin, et mis ma nüüd tegin. Nii et ma läksin nagu tagasi. Aga kuna ma suutsin ta Instagramist üles leida. Okei. Noh, ma mõtlen, ma sain tema Instagrami sel päeval. Jaa. Aga ma lihtsalt ütlen, tead, ma lihtsalt üritasin teda, ma kavatsesin ta üles leida, tead, ja... Nii et sa otsisid tema nime Davidis? Ja, ma arvan, ma mõtlesin, kui ma tegin kõigepealt M ja teis. Okei, nii et sa otsisid teda M-is ja I-s, et näha, kas tal on M ja I. Kas sa tegid seda? Kas sa tegid ta? Kas sa leidsid M-ist ja I-st mingit infot? Jaa. Jaa. Ja siis, kas sa kontrollisid teda Davidist selle põhjal, mida M-ist leidsid? Mida sa Davidist otsisid? Mis ta nimi oli tema? Jah, ma arvan, et see oli nagu tema sünniaeg. See on kõik. Ja see oligi lihtsalt nagu, jah, selleks polnud mingit seaduslikku põhjust. Olgu. Kas sa kontrollisid teda Davidis rohkem kui ühe korra? Ei. Kas sa kontrollisid seda nime võib-olla rohkem kui ühe korra Davidis? Ma ei tea, mitu korda. Ma arvan, et see oli üks kord. Nii palju, kui ma mäletan. Kas selle naisega juhtus veel midagi? Näiteks sinu osaluse? Ei, mitte midagi muud. Mitte midagi muud? Mitte midagi muud. Kas sa peatasid ta? Peatasin küll, olgu. Mis see oli? Ma ei mäleta. Sa ei mäleta, kas see oli hiljuti? Ma arvan, et umbes eelmisel nädalal. Ma ei tea, see oli umbes nädal tagasi, nii et oli küll. Kui sa ta kinni pidasid, kas sa teadsid, et see oli tema? Jaa. Kas sul oli seaduslik põhjus ta kinni pidada? Ei. Nii et 19. kuupäeval, kui teda kinni pidasite, polnud selleks seaduslikku põhjust. Kas te andsite peatamisest raadios teada? Ma proovisin, aga mul polnud levi. Aga sel hetkel ma lihtsalt tahtsin tere öelda, tead küll, sain su kätte ja me naersime ja see oligi kõik. Okei. Aga sa ei pannud seda süsteemi kirja ega midagi sellist? Selle eest. Kas sa lisasid tema numbrimärgi häirenimekirja? Jaa. Okay. Kas sellepärast sa teadsidki, et ta tol päeval lõuna poole sõitis? Sellepärast sa möödasidki mitmest autost. Tundub, et su kaamera läks umbes 3 korda enne tema taha jõudmist tööle. Jaa. Nii et sa jälitasid teda selleks, et ta lihtsalt peatada ja öelda ei. Jaa, see on rumal. Hästi. Kas sul oli mingi seaduslik põhjus, et ta jälgimisnimekirja panna? Kas teda kahtlustatakse milleski? Ei. Kas te olete sellest ajast peale veel suhelnud? Ei, ma arvan, et see oligi kõik. Ma lihtsalt tahtsin seda teha ja ma arvan ei, aga see oligi viimane kord. Jaa. Kas sa oled mõnda andmebaasi väärkasutanud? Kas on veel juhtumeid, mida ma pole maininud? Ei, olgu. Kas on olnud veel kedagi teist, keda sa oled näiteks Davidis otsinud või midagi sellist? Ei. See on teiste juhtumite jaoks. Ma tean, et olen seda kasutanud ja ka jälgimisnimekirja jaoks. Aga see on ka ainus, mida ma... Aga nii jälgimisnimekirja David kui ka NCIC oled kasutanud inimeste puhul, kellel on vahistamismäärus või keda sa üritad õiguslikul põhjusel leida. Õige? Jah, aga tema on... jah. Aga tema puhul oli see lihtsalt selleks, et talle külge lüüa. Jah. Ma tean, ma olin rumal, tema oli nagu... Jaa. Lase ma vaatan. Noh, räägi mulle sellest. Mis sa mõtled? No ma mõtlen, et ma arvasin, et ta on nagu modell näitlemise pärast, sest tead, nad tõid näitlejad nagu Bad Monkey ja ma mõtlesin, et ma lähen ütlen tere. Ja ma tegingi seda. Ja siis oli lihtsalt nii, et kas sa oled modell?
ja ma olin nii fänn, aga tema ütles, et ei ole. Kohalik. Ja siis me sattusime sellesse vestlusesse ja siis ta ütles oma nime. Ma olin nagu, kas sa peaksid mind jälgima? Ta ei nagu, mis mõttes, kas sa oled mingi Insta, tead küll, asi ja see on jälgimiseks. Ja ta teebki seda, ta elab maratonis. Kas sa kontrollisid tema autot või juhiluba või tema nime F ja NCIC kaudu üldse? Nagu sinu autos? Ma arvan küll. Ma tunnen, et see oli kas tema auto. Tema auto, okei. Nagu tema numbrimärgid. Mida ta sai Davidi andmebaasist? Ma arvan küll, see oli kas auto või siis VR. Millal sa jälgimisnimekirja panid? See oli umbes veebruari alguses, okei. Nii et see oli kohe pärast seda. See oli see oli 3. veebruar. Panite numbritu vastussüsteemi? Ma arvan, et võib-olla paar päeva hiljem, ma ei mäleta. Kohe pärast seda, kui sa temaga kohtusid? Jaa. Ja siis sina ei saanud enam vastuid või tema ei saanud? See oli lihtsalt ajastus, okei. Jaa. Kas sa teadsid, et tema kohta Davidist päringu tegemine oli ebaseaduslik? Jaa. No mis juhtus? Mis oli su eesmärk kogu selle asjaga? Nagu, Kas ma ei tea, ma arvasin, et ma ei tea, ma arvan, et lihtsalt kellegagi niimoodi kohtumine, tead küll, ja sellest mingit adrenaliini saada. Ja tead küll, tema andis märku ja see oli lihtsalt üks neist olukordadest, kus ma ei tea. Tema oli see, kes seda peale surus. Pärast vestlust uurijatega saatis Lamar Roman e-kirja oma kaptenile ja leitnandile. Väidetavalt seisab seal, tsiteerin, juhtkonnale kirjutan, et avaldada siirast kahetsust ja tunnistada pettumust, mida minu teod on põhjustanud Monroe maakonna šerifi büroos. Ma mõistan, et minu tehtud otsused näitasid halba otsustusvõimet ning võtan täieliku vastutuse nende otsuste mõju eest oma meeskonnale, ülemustele ja kogu asutusele. See valmistab mulle sügavat pettumust, et minu teod põhjustasid tarbetut segadust ja panid teised keerulisse olukorda. Kahetsen, et lasin isiklikel probleemidel ja otsustusvõime puudumisel mõjutada oma professionaalsust ja otsuste tegemist. Mõistan, et pean võtma vastutuse nende probleemidega tegelemise eest ja tagama, et õpin sellest kogemusest. E-kiri jätkab tsitaadiga. Edaspidi kavatsen keskenduda isiklikule arengule, vastutusele ja sellele, et õpiksin sellest kogemusest, et ma ei kordaks neid vigu. Kahetsen, et vedasin oma meeskonda alt ning jätkan tööd selle nimel, et saada paremaks inimeseks ja professionaaliks selle olukorra tulemusena. Seejärel lõpetab ta e-kirja sõnadega lugupidamisega Lamar Roman. Juhtumiraporti kohaselt ei soovinud naine abisheriff Romani vastu süüdistust esitada, kuid tema osakond tegi seda. Kui sul on oma baltsioonivahendaja, muu vajalik juba valmis ja nemad isegi ei... Sa tead küll, ei, mul ei ole 5000. Tahad oma naisega rääkida enne, kui autosse lähed? Monroe maakonna šerifi büroo andmetel esitati abisheriff Lamar Romanile süüdistus õiguskaitseasutuste arvutite, arvutivõrkude ja elektroonikaseadmete väärkasutamises. Lisab sellele arreteeriti ta oma naise silme all ning osakonna sõnul vallandati ta töölt. Nii et me püüame talle midagi anda. Vabandust. Mine räägi Couchini vahendajaga, et saada tead Couchini raha ja muud sellist. Kas te jääb siis ööseks sinna? Ei. Kas on tõenäoline, et ta vabastatakse või peaksime me tema vabastamist taotlema? Ma ei tea ühtegi neist vastustest, sa tead. Lihtsalt sellepärast, et tal on 2 väikest last. Ma saan aru, ma ei tea, maja... Töö tal on. That's good. Ma mõtlen pärast seda, tead küll, ma tean, et sa oled juba ühendust võtnud advokaadiga. Minu nõuanne on, et lihtsalt räägi advokaadiga, tead küll, võta ühendust riigiprokuröriga, eks see on siis prokurör. Ja selles punktis on asi nende kätes. See ei ole enam minu kätes. Nemad on need, kes otsustavad. Meil lihtsalt ei ole selle jaoks raha. Midagi sellist. Kas ametiühing maksab tema advokaadi eest? Meie peame tema eest maksma.
ma mõtlen, et sa võid ametiühinguga ühendust võtta, ma ei ole kindel, mida nad teevad, sest ta on ikkagi katseajal töötaja. Aga neil võib olla midagi, nad võivad suunata teid õiges suunas. Kas me saame lihtsalt homme ta üles anda? Praegu mitte, vahistamismäärus kehtib, ta on meie ees, aga ma ei saa seda vastu võtta. Ma arvasin, et oli okei, et nad lihtsalt vallandasid, aga tegelikult ei olnud. Ei, ma mõtlen, ma ütlesin talle, et ma ikka veel uurin asja, märgid ja... Ära lase tal oma telefonist numbreid kätte saada, kui ta vanglasse jõuab kõik teised, see on ilmselt tema. Ta võib anda ka sinu numbri Kautsjoni maapterile ja saab aidata tal asju ajada. Meil lihtsalt ei ole raha, et aidata, ei... Minu on talle kallis. Ei relvi, suuri tuge, midagi veel. Sa ei tea minema? Anna mulle teada, kui sul midagi vaja on. Olgu. Kui mul selle vahistamismäärusega mingeid probleeme tekib, aga see peaks süsteemis olemas olema, eks. Niikaua, kui see on süsteemis. Peaks sobima ainult teenuse jaoks. Roman, vabandust, mees, nii lihtsalt on. Me oleme nüüd siin, aga lihtsalt mäleta, mida ma ütlesin. See on vaid väike tapistuseks. Ei, praegu tundub see nii, aga üldisest plaanist saad sa sellest üle vend. Õige. Kuule, ma soovin sulle palju edu, eks. Hoia pea püsti, mees. Lamar Roman viidi Monroe maakonna vanglasse. Ta vabastati pärast $50,000 suuruse kautsjoni maksmist. Veebipõhised kohturegistrid näitasid, et alles eelmisel nädalal astus Lamar Roman kohtueelse sekkumisprogrammi. See tähendab, et kui ta täidab nõutud ülesanded nagu ühiskondlik töö või nõustamine, võivad tema süüdistused tühistada. Aitäh, et olite minuga selles Inside the Crime'i osas. Mina olen Elisabeth Milner ja kohtume teiega siin taas homme uue juhtumiga.